Tere, armas teeline! Oleme jõudnud Joosua raamatu lugemisega juba teise poolde. Ja esmapilgul, kui lugeja avab pühakirja, loetleb seda, siis seal räägitakse piirimärkidest, mis piiritleb seda maad, mis määravad kindlaks Iisraeli suguharudele eraldatud maavalduste piirjoonet. Tänapäeva lugeja jaoks see võib olla väga igav ja ebaoluline kogunisti, ent need põhinevad teoloogilisel arusaamal tõotatud maast, mis on oluline ka meie jaoks tänapäeval. Niisuguse konkreetse ülestähenduse abil tahtis Jumal iisraelastele õpetada, et see maa ei olnud pelgalt unistus. Seda tõotati neile väga käega katsutaval, mõõdetaval kujul, ent neil tuli tõotuse järgi tegutsedes tõotus ellu tuua. Jah, Jumal kavatses anda rahvale pärisosaks maa. See pidi olema kingitus, nende isadele antud tõotuse täitumine. Nagu pühakiri ütleb, vaata, mina annan selle maa teile ette, minge ja pärige maa, mille issand on vandega tõotanud anda teie vanemaile, Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile, neile ja nende järglastele pärast neid. Samas oli neil ka oma osa siin täita. Loomisel paigutas Jumal Aadama ja Eeva täiuslikku keskkonda, kus oli küllus ja ilu. Esimene inimpaar kohtus oma loojaga nende jaoks valitud armsas elupaigas, mis rahuldas kõik nende vajadused. Lisaks sellele, et Jumal rääkis nendega otse, oli kogu Eedini aed õppekeskus, kus Aadam ja Eeva said huviga pilku heita Jumala iseloomule ja elule, mida ta oli nende jaoks kavandanud. Kui nad katkestasid usaldusliku ühenduse oma loojaga, muutus seetõttu ka nende side Eedeni aiaga ning selle sideme purunemise eesmärgiks tuli neil aiast lahkuda. Nii sai Eedeni aiast küllusliku elu sümbol ning me leiame taas sama mustri tõotud maa teemas. Kui Abraham astus selle maa pinnale, mida Jumal oli talle näidanud, sai see maa usu läbi tema ja ta järeltulijate jaoks tõotatud maaks. See jäi tõotatud maaks 400 aastaks. Usuisad ei olnud selle maa tegelikud omanikud. See ei kuulunud neile sellisel kujul, et nad saanuks seda oma lastele edasi pärandada. Pigem kuulus see Jumalale, nii nagu Eedeni aed ei oli kuulunud talle. Aadam ja Eeva ei teinud midagi, mis andnuks neile õigust Eedeni aiale. Sama lugu oli ka Iisraeliga ja tõotatud maaga. Tõotatud maa oli Jumala algatusele toetuv Jumala kingitus. Iisraelil ei olnud selle maa omandamiseks seaduslikku õigust ega muu sarnast. Nad võisid selle omandada ainuüksi Jumala armust. Usuisad olid tõotuste pärijad, kuni need täitusid. Kristuse järelkäijatena oleme meie pärinud veel paremad tõotused, nagu Heebra raamatu autor ütleb, mis täituvad juhul, kui hakkame tegema nende moodi, kes usu ja kannatlikkuse tõttu pärivad, mis on neile tõotatud. Seega maa anti siis ja tõotatakse anda ka Kristuse järelkäijale kingitusena. Niisiis mõningad punktid seoses maaga. Maa tähendas vabadust. Teise Moosese 3. peatükis öeldakse ja olen alla tulnud neid egiptlaste käest päästma ja neid sellelt maalt viima heale ja avarale maale, mis piima ja mett voolab, kaanalaste, hetiitide, emorlaste, perislaste, hiivlaste ja jebuuslaste asupaika. See Jumal räägib siin Moosesega põleva põõsa juures. Jumal tähendab maa tähendab rahvaste füüsilist identiteeti. Maa omamine tähendas vabadust. Orjad olid ju teadupärast juurteta ja ei kuulunud mitte kuhugi. Keegi teine nautis nende töövilju. Teiseks, maa oli tingimuslik. 5. Moosese raamatu 4. peatükis öeldakse ja nüüd Iisrael, kuule seadusi, mida mina teid õpetan pidama, et te elaksite ja läheksite ning päriksite maa, mille Jehova, teie vanemate Jumal, teile annab. 5. Moosese 6. peatükk ütleb, nüüd siis kuule, Iisrael, ja täida seda hoolsasti, et su käsi hästi käiks
ja et teid saaks väga palju, nagu Jehova su vanemate Jumal on sulle lubanud maal, mis piima ja mett voolab. Kuule, Iisrael, meie Jumal Jehova on ainus. 3. Mooses 20. Pidage seepärast kõiki mu seadusi, ütleb Jumal, ja kõiki mu kohtuseadusi ning tehke nende järgi, et see maa, kuhu mina teid viin elama, ei sülitaks teid välja. Sa panid tähele, et maa oli Jumala kingitus, mitte võõrandamatu õigus. Jumala rahvas võis elada maal seni, kuni nad olid Jumalaga lepingulistes suhetes ja austasid lepingu põhimõtteid. Nad ei saanud kunagi pidada maad enda omaks. Nad ei saanud maad ja selle õnnistusi omada ilma Jumala õnnistusteta. 5. Moose 4. peatükis öeldakse, siis ma kutsun täna teie vastu tunnistajaks taeva ja maa, et te tõesti varsti hävite sellelt maalt, mida te lähete pärima üle Jordani. Te ei ela seal kaua, vaid teid hävitatakse tõesti. Ajalugu räägib meile, et Põhjakuningriik, see hajutati assüürlaste poolt. Nad jäid oma maast lihtsalt ilma. Kuidas oli lugu aga Juudaga? 70 aastat viibiti Babyloonia vangipõlves. Nad olid taas omalt maalt ära viidud, aga hiljem neile anti maa tagasi. 3. Maaga kaasnesid piirangud. 3. Moose 25. peatükk ütleb, maad ärgu müüdagu igaveseks, sest maa on minu päralt, ütleb Jumal, sest te olete ju võõrad ja majalised minu juures. Sa panid tähele, nad ei saanud maad müüa, vaid seda ainult rentida. Jumal hoidis rikkaid vaeseid rõhumast. 4. Maa õpetas neile Jumalast. Mida siis? 5. Moose 8. peatükk ütleb, hoia, et sa ei unusta Jehovat oma Jumalat, jättes pidamata tema käsud, kohtuseadused ja seadused, mis ma täna sulle annan. Et kui sa sööd ja su kõht saab täis ja et sa ehitad ilusad kojad ning elad näis. Kui su veised ja pudulojused sigivad, su hõbe ja kuld rohkeneb ja kõik, mis sul on, kasvab. Et su süda siis ei lähe suureliseks ja sa ei unusta Jehovat oma Jumalat, kes tõi sind välja Egiptuse maalt orjuse kojast, kes juhtis sind suures ja kardetavas mürkmadudega ja skorpionidega kõrbes, kes laskis sulle vett voolata ränikivi kaljust, kes söötis sind kõrbes mannaga. Maa tuletas Iisraelile pidevalt meelde nende sõltuvust Jumalast. Kes andis neile vett? Kes andis neile toidu? Kes andis võimaluse ehitada kauneid kodasid? Kes paljundas karja ja lambaid? Kes andis vihma saagi jaoks? Kes andis neile jõu rikkust koguda? Kõik see oli ju Jumala kingitus neile. 5. Maa kuulubki Jumalale. 24. psalm ütleb, Jehova päralt on ilmamaa ja selle täius, maailm ja kõik, kes seal elavad. Piibel ütleb väga selgesti, kõik kuulub Jumalale. Jumal võib määrata maa Iisraelile või selle ära võtta. Meie kõik oleme Jumala antud asjade majapidajad üksnes. 6. Maa asustati usus. Maa asustati usu läbi. Heebra 11. peatükk ütleb, usu läbi asus ta võõrana elama tõotuse maale otse kui võõrale maale ja elas telkides ühes Iisaki ja Jaakobiga, kes olid sama tõotuse kaaspärijad, sest ta ootas linna, millel on alused ja mille ehitaja ning valmistaja on Jumal. Ja 7. Maa taastatakse. Prohvet Aamos ütleb 9. peatükis, siis ma pööran oma Iisraeli rahva vangipõlve, nad ehitavad üles hävitatud linnad ja elavad neis. Nad istutavad viinamägesid ja joovad nende viina, nad teevad rohuaedu ja söövad nende vilja. Ma istutan nad nende omale maale ja enam ei kitkuta neid ära nende maalt, mille ma neile olen andnud, ütleb Jehova, sinu Jumal.
Niisiis, Jumal annab oma rahvale maa tagasi. Kuid maaga kaasnevad alati ka väljakutsed. Ja nüüd on paslik lugeda Joosua raamatu 13. peatükist, mida Jumal ütles. Ja Joosua oli vana ja elatunud ja Jehova ütles temale: sa oled vana ja elatunud, aga väga palju maad on jäänud vallutamata. See on maa, mis on üle jäänud. Kõik viliste piirkonnad ja kogu kesurlaste maa, alates Siihonist, mis on ida pool Egiptust, kuni Ekroni maa-alani põhja pool, mida peetakse kaananlastele kuuluvaks. 5 vilistide vürsti: Assa, Astodi, Askeloni, Kati ja Ekroni ja aavlased lõuna pool. Kogu kaananlaste maa ja Maara, mis on siidonlaste oma, kuni Afekani, emolaste rajani ja Keebalaste maa ja kogu Liibanon päikesetõusu pool Baal-Gaadist Hermoni mäe all kuni Hamati teelahkmini. Kõik, kes elavad mägestikus Liibanonist kuni Misrefot Maimini, kõik siidonlased, majan ära Iisraeli laste eest. Jaota see siis liisu läbi Iisraelile päris osaks, nagu ma sind olen käskinud. Jaota nüüd seesinane maa päris osaks 9 suguharule ja Manasse poolele suguharule. Arvestades asjaolu, et iisraelased olid mitu sajandit olnud orjuses, olid nende sõjandusalased oskused maa vallutamiseks küündimatud. Nende isandad, egiptlased, polnud ka kõigi oma oskuste ja hästi varustatud sõjaväega suutnud seda püsivalt hõivata. Egiptlased ei vallutanud Kaananimaad kunagi täielikult, kuna sealsed müüridega linnad olid alistamatud. Nüüd aga kästi endisel orjarahval vallutada maa, mida nende endised peremehed polnud suutnud alistada. Kui nad selle maa üldse oma valdusesse saavad, siis ainuüksi Jumala armust, mitte oma jõupingutuste tulemusena. Iisraelased pidid hakkama turvaliselt elama maal, mille Jumal oli neile justkui pärandanud. Nemad olid Jumala omandis oleva maa õiguspärased ja seaduslikud rentnikud. Joosua raamatu 1. pool näitab, kuidas Jumal andis rahvale maa, ajades kaananlased sammhaaval välja. Aga Joosua raamatu 2. pool annab teada, kuidas Iisrael maad sammhaaval endale võttis ja asustas. Selline maa hõivamine illustreerib meie päästmise lugu. Sarnaselt Iisraeliga ei saa meie pääste ärateenimiseks midagi teha. See on kingitus, täpselt samamoodi nagu maa oli Jumala kingitus Iisraelile nende ja tema vahelise lepingulise suhte alusel. Kindlasti ei olnud siis ega ole ka meie ajal aluseks inimeste teened. Aga selleks, et iisraelased saaksid Jumala kingitust nautida, tuli neil võtta enda kanda kõik sellel maal elamisega kaasnevad kohustused. Täpselt nii tuleb meil läbida meie pühitsemise protsess armastavas sõnakuulelikkuses Jumala riigi kodanikuks olemise nõuetele. Paralleel Iisraelile armust antud maa ja meile armust antud pääste vahel on küllaltki lähedane, ehkki mitte päris sama. Meil on antud imeline kingitus, ent see on midagi, mille võime kaotada, kui me pole hoolsad. Kuidas seisavad tänapäeva kristlased silmitsi sarnaste väljakutsetega nagu inimesed, kes hõivasid tõotatud maad? Avame Filippi kirja 2. peatüki. Nõnda siis, mu armsad, otse kui te olete ikka olnud kuulekad. Ärge olge seda ainult siis, kui ma olen kohal, vaid veel kindlamalt nüüd minu äraolekul. Valmistage endile päästet kartuse ja värinaga. Ja Heebra 12. peatükk lisab, olge siis tänulikud, et me saaksime kuningriigi, mis ei kõigu, ja teenigem seepärast Jumalat talle meelepäraselt allaheitlikkuse ja aukartusega. Kui Jumal oli oma rahvale maa andnud, siis Jumal seadis ka maaga ühenduses kindlad korrad ja reeglid, kuidas maaga tuleb toimida. Iisraeli kui Jumala rahva olemasolu jaoks oli maa nii tähtis, et seda ei saanud kogumina
välja jagada. See tuli jagada suguharude, suguvõsade ja perekondade kaupa selleks, et vältida selle sattumist väikese arvulise koorekihi valdusesse. Tuttav teema tänapäeval, kas pole nii? Aga vaatame sammhaamalt. Esiteks, vabaduse ja taastamise aasta. 3. Moose 25. peatükis öeldakse, pühitsege 50. aastat ning kuulutage vabaks laskmist kõigile elanikele. See olgu teile juubeliaastaks. Igaüks teist saab tagasi oma pärisosale, igaüks pöördub oma suguvõsa juurde. Sa panid tähele, see sümboliseerib Jumala korraldust majanduslikuks taaskäivitamiseks ja perekonda taastamiseks, kus inimesed said naasta oma esivanemate maadele ja perekondlikud sidemed uuendati. Teiseks, vabanemine võlast ja orjusest. 3. Moos 25 jätkab, kui su vend jääb kehvaks ja müüb midagi oma maaomandist, siis tulgu lunastama see, kes temal on kõige lähem, ja lunastagu, mida ta vend on müünud. Aga kui ta jõud ei suuda hankida nii palju, kui tasumiseks on tarvis, siis jäägu see, mis ta on müünud ostja kätte kuni juubeliaastani. Aga juubeliaastal see saagu vabaks ja tema mingu tagasi oma maaomandile. Seega siis juubeliaasta vabastas meid võlaorjusest ja orjusest, näidates Jumala südant majandusliku õigluse ja inimväärikuse suhtes. Kolmandaks, maapuhkus ja keskkonnahoid. Samast peatükist loen edasi. Maad ärgu müüdagu igaveseks, ütleb Jumal, sest maa on minu päralt. Panite tähele, sest te olete ju võõrad ja majalised minu juures, ütleb Jumal. See õpetab meile, et maa kuulub lõppkokkuvõttes Jumalale. Inimesed on ainult majapidajad, kes peavad selle eest hoolitsema. Sealjuures laskma sellel juubeliaastal puhata, seega maal puhata. Neljandaks, lunastuse prohvetlik pilt. Prohvet Jeesaja kirjutab 61. peatükis, issanda Jehova vaim on minu peal, sest Jehova on mind võidnud, ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi, kuulutama Jehova meelepärast aastat ja meie Jumala kättemaksupäeva, trööstima kõiki leinajaid. Niisiis, juubeliaasta oli vari Kristuse poolt teostatava vaimse vabanemise ja taastamise teenimistööst, osutades lõplikule lunastusele ja vabadusele Kristuses Jeesuses. Piiblis on juubeliaastal mitu erinevat tüüpi või aspekti ja lubage, et ma nimetan need. Esiteks, põllumajanduslik juubel. Teiseks, majandusjuubel. Kolmandaks, sotsiaalne juubel. Neljandaks, prohvetlik ehk messiaanlik juubel. Ja viiendaks, sabatiline juubel. Mis oli siis hingamisaasta ehk juubeliaasta eesmärk? Loeme 3. Moose 25. peatükist. Ja Jehova rääkis Moosesega Siinai mäel öeldes, räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, kui te tulete maale, mille mina teile annan, siis maa puhaku Jehova auks. 6 aastat külva oma põldu ja 6 aastat noppi oma viinamäge ja korista maasaaki, aga 7. aastal olgu maal täielik puhkeaeg. Puhkus Jehova auks. Sa ei tohi külvata oma põldu ega noppida oma viinamäge. Ära lõika pärast su lõikust ise võrsunud vilja ja ära nopi hoolduseta kasvanud viinamarju, see olgu maale puhkeaastaks. Seega siis juubeliaasta oli aeg, mil maa pidi puhkama ja siis ei tohtinud külvata. Kui midagi kasvas, siis seda ei tohtinud lõigata, see oli puhkeaasta. Ja siinsamas 3. Moose 25. peatükis antakse ka täpsemad juhtnöörid. Loe enesele 7 aastanädalat, 7 korda 7 aastat. Nõnda saab sulle 7 aastanädala aegu 49 aastat. Siis lase 7. kuu 10. päeval kõlada sarve häält. Lepituspäeval kõlagu sarv kogu maal
ja pühitsege 50. aastat ning kuulutage vabaks laskmist kõigile elanikele maal. See olgu teile juubeliaastaks. Igaüks teist saab tagasi oma pärisosale ja igaüks pöördub oma suguvõsa juurde. 50. aasta olgu teil juubeliaastaks. Ärge külvake, ärge lõigake ise võrsunud vilja ja ärge noppige hoolduseta kasvanud viinamarju, sest juubeliaasta olgu teile püha. Sööge põllult, mida see ise kannab. Niisugusel juubeliaastal peab igaüks saama tagasi oma pärisosale. Erinevalt Egiptusest, kus kodanikud kaotasid regulaarselt oma maad ja said vaaro pärisorjedeks, oli Jumala eesmärk iisraelaste jaoks see, et nad ei jääks kunagi määramata ajaks valimisõigusest ilma. Keegi peale suguvõsa või perekonna, kellele see algselt määrati, ei saanud seda maad omada. Tegelikult ei saanud Jumala plaani kohaselt maad sõna otseses mõttes kunagi müüa. Seda võis rentida ainult vastavalt selle väärtusele, mis määrati järgmise juubeliaastani jäänud aastate arvu järgi. Seetõttu oli selle inimese sugulastel, kes oli kohustatud oma esivanemate maad jutumärkides müüma, kohustus see lunastada juba enne juubeliaastat. Sest 3. Moose 25. peatükk ütles, kui su vend kehvaks jääb ja müüb midagi oma maaomandist, siis tulgu lunastama see, kes temal on kõige lähemal ja lunastagu, mida ta vend on müünud. Maa jagamine muutus aknaks Jumala südamesse. Meie taevane isa soovib, et tema lapsed oleksid helded nendega, kellel on vähem õnne ja lubaksid oma maadel neid igal 7. aastal toita. Sabati aasta rakendas hingamispäeva käsu põhimõtet laiemas plaanis. Lisaks raske töö hindamisele ja julgustamisele nõuab maa omamine ka austust ja lahkust nende vastu, kes seisavad silmitsi rahaliste raskustega. Juubeliaastal oli ka eriline tähendus ja siin on mul ära valmis pandud need tähendused. Esiteks, juubeliaasta pasunaid puhuti lepituspäeval. Piibel ütleb, siis lase 7. kuu 10. päeval kõlada sarve häält. Lepituspäeval kõlagu sarv kogu maal. Juubel oli igal 50. aastal. Ja pühitsege 50. aastat ning kuulutage vabaks laskmist kõigile elanikele maal, see olgu teile juubeliaastaks. Igaüks teist saab tagasi oma pärisosale ja igaüks pöördub oma suguvõsa juurde. 50. aasta olgu teile juubeliaastaks. Ärge külvake, ärge lõigake ise võrsunud vilja ja ärge noppige hoolduseta kasvanud viinamarju, sest juubeliaasta olgu teile püha. Sööge põllult, mida see ise kannab. 3. juubeliaastal vabastati palgaline. 4. juubeliaastal tuli Leviidilt ostetud maa tagastada. Jumala plaan oli maa anda oma lastele. Babyloni vanglipõlve ajal said iisraelased tunda juurteta elu kurba reaalsust ning ühtlasti kogeda, et nende side Jumalaga, mis konkreetsel kujul väljendus maa omamise tõotusena, ei sõltunud ainult maa omamisest ega piirdunud üksnes sellega. Kui iisraelased tunnistasid oma patud, kahetsesid ja kogu südamest Issandat otsisid, täitis Jumal taas oma tõotuse ning tõi nad taastamise eesmärgiks tagasi nende maale. Ehk siis tema oli endiselt nende Jumal, isegi siis, kui neid sellel maal polnud. Ent nagu oli tingimuslik tõotus, et maa on igavesti Iisraeli oma, nii oli see ka tõotus, et Iisrael asub pärast paguluses olekut uuesti sellele maale elama ja saavutab õitsengu. Ühtlasi osutasid Vanatestamendi prohvetid taastamisele, mille toob kaasa tulevane Taaveti soost kuningas. See tõotus täitus Jeesuse Kristuse elus, surmas ja ülestõusmises. Temas, kellest täituvad kõik muistele Iisraeli antud tõotused. Uus testament otseselt tõotatud maast ei räägi, ent meile öeldakse, et Jumala tõotused on täitunud Jeesuses Kristuses ja tema läbi.
Seega tõlgendatakse Kristusest maa ümber ja sellest saab nende vaimulike õnnistuste sümbol, mida Jumal kavatseb anda tema ustavale rahvale siin ja praegu ning ka tulevikus. Jumalik tõotus hingamisest, küllusest ja heaolust maal täitub lõplikult loomulikult uuel maal, mis on vaba patust ja selle tagajärgedest. Selles mõttes on meie kui kristlaste lootuse aluseks Kristuse tõotus, et ta tuleb tagasi ja pärast 1000 aastat taevas rajab oma igavese riigi uueks loodud maale. See saab olema maa kohta käivate kõikide tõotuste lõplik täitumine. Ja luba, et ma loen lõpuks, mida ilmutamise raamatu kirjutaja ütleb 21. peatükis. Ja ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ning merd ei olnud enam. Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma taevast Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otse kui oma mehele ehitud mõrsja. Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat. Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende Jumalaks. See on see, mida Johannesele näidati. See on meie tulevik. Aga täna on meie eesõigus käia väga lähedases suhtes oma issandaga. Olgu see ka sinu igapäevane toiming ja igatsus peatse kohtumiseni.